Tšau! See video on nüüd sellest, mida ma võtan oma Camino Frances teekonnale kaasa. YouTube on täis erinevaid õpetusi, kuidas inimesed veevad kaasa asju, mida neil tegelikult vaja ei lähe, ja öeldakse, et nad pakivad oma hirmud kaasa. Mõned inimesed teevad kogu selle retke läbi, kõige väiksema 16-18 liitrise kotiga ja saavad hakkama. Mina pakin palju asju kaasa sellepärast, et ma olen võtnud seisukoha, et kui mina ööbimiskohta ei leia, siis ma ei hakka kuskile kõrval linna taksoga minema, vaba hostelit otsima ja helistama ja leidma mingisugust lahendust. Siis on kõige lihtsam lahendus see, et tuleb jääda ööseks lageda taeva alla. Ja teine asi on see, et kui ma võtan midagi kaasa ja mul seda loomulikus olukorras vaja ei lähe, siis ma lihtsalt panen ennast sellisesse olukorda, kus ma pean seda asja kasutama. Põhjus selleks on väga lihtne. Ma olen elus liiga palju kordi tundnud seda tunnet, kui sa oled väsinud, läbimärg, külm, kõht on tühi ja sa soovid, et sa oleksid selle ülearuse asja kaasa võtnud. Ma olen need asjad jaganud kategooriatesse ja sul on võimalus omale huvi pakkuvam sektsioon kiiresti üles leida, sellepärast et tõenäoliselt see video tuleb päris pikk. Kõigepealt võtame ette kõige ebatavalisemad asjad. Mul on siin 150-liitrine prügikott. Võib mõelda, et miks ma selle kaasa võtan. Aga kuna on suhteliselt suur tõenäosus, et ma pean magama kuskil lageda taeval, siis saab selle koti lõigata pooleks ja vähemalt on mingisugune eraldatus musta maapinna vahel. Teine kasutuskoht, mida ma ette näen, on see, et eraldada märgi riideid kuivadest. Kui neid märgi riideid on vähe, siis saab nüüd loomulikult panna väiksemasse kotti, küll aga, kui oled nagu täiesti läbimärg ja kõik asjad on märjad, siis ja juhul, kui neid ei õnnestu ka kuivatada, siis kuidagi tuleb ikkagi seda retke jätkata ja nii kaua saab neid siia kotti ära mahutada. Ja võib-olla viimane asi on see, et kui on hästi suur paduvihm, ja on ikkagi hirm, et asjad saavad märjaks ja kuna mul kotil eraldi seda vihmakatet ei ole ja ponchot samuti mitte, mis üle koti käib, siis saab seda kasutada lisavoodardusena, ehk et panen selle koti sisse ja kogu ülejäänud tavaar veel omakorda sinna sisse. Siis järgmiseks on ellujäämiskomplekt. Kapitalistid on muidugi kavalad, teevad selle ellujäämiskomplekti sellises karbikeses, mis ise ei sulgu ja poest ostes oli siin lihtsalt must isoleerteip ümber ja lisaraha eest sai ostetud selline hall metallist karbike, mida saab siis sellisel moel siit avada ja siin sees on siis see ellujäämiskomplekt ja on ka lisaruumi panna mingisuguseid erinevaid asju. Nüüd miks ellujäämiskomplekt? Siin on osa asju, mida mul läheks nagunii vaja. Näiteks õmbluskomplekt, haaknõelad, nöör ja tõenäoliselt ka midagi teravat millegi lõikamiseks. Aga samas siin on palju asju, mida võib vaja minna siis, kui olukord on väga ebamugav. Siin on küünal, mis loomulikult annab valgust ja tegelikult annab ka sooja. Kui see küünal kaevata maa sisse või muul moel leida tuulevarjuline koht, panna endale poncho ümber ja siis istuda selle küünla juures. Nöör asjade sidumiseks, loomulikult ka varjualuse ehitamiseks. Kaablisidemed. Kaablisidemed on nagu MacGyveri teip. Kunagi ei tea, millal neid vaja läheb ja kui neid läheb vaja, siis saab väga palju asju tehtud. Siis mikrotaskulamp, tegelikult ma võtan selle siit uuesti lahti. Tõenäoliselt mul seda vaja ei lähe, aga see on nendeks puhkudeks, kui akud on tühjad ja oma pealamp peaks juhuslikult minema keset ööd katki, siis on teada, et siin sees on vähemalt üks lisavariant. Siin on veel veepuhastustabletid, oksasaag, hädaabi vile, magneesium tulepulk, mis on ka täpselt selline asi, et seda ei lähe vaja täpselt nii kaua,
kui sul seda vaja läheb. Ellujäämisjuhised, tean omast käest, kui ei ole söönud, kui ei ole maganud, siis tekivad igasugused mõtted ja arvad, et sa tead asjadest, aga siis kipuvad asjad ununema ja siis on hea võtta see mõni minut ja rahulikult lugeda, et mis on tegelikult oluline. Lisaks on siin väikene nuga, no kuidagi tuleb seda nööri lõigata ja mine tea, äkki on vaja veel midagi remontida. Siis paneme selle ära. Järgmiseks on teine paar prille. Põhipaar on mul fotokroomne, ehk siis need lähevad päikese käes tumedaks. Ja need lähevad kohe nii hästi tumedaks, et isegi kui päike paistab selja tagant ja lihtsalt on seda, ma isegi ei tea, mille järgi need prillid töötavad, aga seda UV-valgust või mis iganes see on, siis lähevad need samuti tumedaks ja see tähendab seda, et enamus ajast on mul tumedad okulaarid ees. Ehk et siis sellisteks hetkedeks on mul täpselt teine paar olemas ja kui mingil põhjusel peaks ühe paariga midagi juhtuma, siis ma näen endiselt. Järgmine hulk ebatavalisi asju on ports elektrolüüte ja erinevaid energiakeele. Mul on neid siin 1, 2, 5, 6 tükki. Ja peamine põhjus on selles, et mul oli vaja matkaspordis kinkekaardil järgmised 10 eurot kuidagi ära kulutada. Ja olgugi, et need on asjad, mida võiks osta koha pealt, siis neid elektrolüüte läheb ikka vaja, kui seal päevast päeva liitrite kaupa vett juua. Ja teiseks on ikka meelerahu mõttes hea, kui sa tead, et sul on midagi kuskil koti põhjas, mida sa saad kasutada. Et tundub, et on suur kogus asju, mida kaasas vedada, aga tegelikult eks ma hakkan neid järjest kulutama ja siis ka see kogus väheneb. Siis vihmavari. See vihmavari on mul alati kotis olemas, ka selles kotis, millega ma käin igapäevaselt ja enamus kordadest mul ei lähe seda tegelikult vaja, aga nendel üksikutel kordadel, kui läheb, siis mul on hea meel olnud, et see on mul olemas. Põhipoint, miks ma selle kaasa võtan, on see, et ma saaksin filmida ka nendes olukordades, kus ma ei tahaks seda kaamerat kätte võtta. Et see kaamera, mis mul on, ei ole veekindel ja eks see vesi ei mõju elektroonikale üleüldiselt hästi ja eks see mõte siis on selles, et vihma all olles vihmavarju lahti ja siis saad hoida ka kaamerat ja saad ikka rääkida ja näidata, kui kesine see olukord on. Lisaks on see, et isegi kui tibutab ja päev otsa tuleb sellist seenevihma, siis seda vihmavarju käes hoida tegelikult ei ole väga keeruline või selle saab kuidagi kinnitada ka koti külge ja see natukene võtab ära seda sabinat ja teeb selle olukorra natukene mugavamaks, eriti olukorras, kus mul ei ole tegelikult normaalset vihmavarustust. Ja lisaks on veel see, et seal retke keskosas on palju lagedat maad, ei ole puid ja muid varjaluseid ning päike paistab lagi pähe. Et paljud, kes seda retke teevad, juba ennem kella 2 on läinud ära hostelitesse ja nad üldse selles suures kuumas midagi ette ei võta. Minul on ikkagi vaja läbi käia 950 kilomeetrit, mis tähendab seda, et päevas keskelt läbi peast ei tea, 20 midagi kilomeetrit ja kuidagi tuleb need täis saada ja sellisel hetkel varjata ennast päikese eest võib olla päris mõnus. Siis järgmine asi, mis on küll suur, aga paraku mul väiksemat ei ole ja see on mul kuskilt vanast ajast jäänud. Loomulikult võiks osta väiksema, aga kui niimoodi hakata igast asju ostma, siis seda raha läheb päris palju. On see, et selle peamine
põhjus, miks ma ta ikkagi kaasa võtan, on see, et ma olen suhteliselt kindel, et ma pean jääma kuskile ööseks, mis ei ole hostel, mis tähendab seda, et ilusa ilma korral saab selle panna endale alla, jällegi eraldada maapinnast, või siis ehitada omale selline väikene varjualune, et paned 2 otsa väikesed kaikad, tõmbad nööridega laiali ja siis saad nii kõrge sellise 3-nurgalaadse asja, kuhu alla saab pugeda. Lisaks vihma ja tugeva tuule korral on see lisa selline kiht, mis ei lase tuulel jõuda kehani. Jällegi, põhjus on selles, et ei ole normaalset varustust. Ja no viimane asi siis ongi võib-olla vihm, et kui see vihm on ikkagi väga tugev, et siis on mingi lisakiht, mis natukenegi aitab seda olukorda kergemaks teha. Järgmine imelik asi on vöö. Selle peamine põhjus on see, et juhul kui peab seda ponchot kasutama vihma või tuule eest ja eriti kui on tugev tuul, siis hästi paljudel see poncho lehvib igale poole ja on suur tükk tüütust. Et selle tõmbad siis omale vöö ümber ja see hoiab enamus osa sellest ponchost paigal. Lisaks on see, et eks ma ju lähen sinna ka tegelikult kaalu kaotama ja arvestades, kui vähe ma praegu olen liikunud ja milline see rasvavaru on, siis on suur tõenäosus, et see keskosa ümbermõõt väheneb ja siis on vaja kuidagi neid pükse üleval hoida. Mul ei ole neid kindaid, mis ma kaasa plaanin võtta, aga õhukesed töökindad. Ma ei usu, et mul seda probleemi tekib, aga on inimesi, kellele see päike ja eriti kui ta selja tagant paistab, põletab tegelikult käed ära. Ja no siis on hea, kui on millegiga seda varjata. No juhul, et sul on loomulikult ka pikkade käistega asjad, et tihtipeale sul ongi just need käeosad jäävad katmata, eriti kui ei ole seda, mis on pikema varukaga, mida mul ei ole. Ja teiseks on see, et jällegi, mida ma olen mitu korda maininud, et kui ei jää hostelisse ja tuleb hakata midagi leiutama, siis palja käsi küüntega kuskil mullas oksi murda teha ja pärast minna magamiskotti magama ja katsuda omi asju, et siis see on tohutult ebamugav, ehk et siis võtan kaasa mingisugused kindad. Ja täpselt samasugusesse kategooriasse, mida mul tõenäoliselt vaja ei lähe, on üks selline soojem müts. Võib-olla see on minu enda eripära, et kõrvad ja pea on pigem selline, mis eriti tugeva tuule korral soosib seda, et ma tahan seda mütsi kanda. Ja eks sellega ole ka selline lugu, et suure tõenäosusega seal on niivõrd soe, et seda ei lähe vaja, aga mul kuklas ikka on see mõte, et olgugi, et seal juunispäeval on 25+ kraadi, olenevalt nendel kõrgustest ja ma ei tea, kus ma ei olen, siis öösiti langeb see temperatuur ikkagi allapoole ja eriti kui sa oled vihmast läbimärg, on tugev tuul, siis pea kaudu eraldub kõige rohkem soojust ja kui lõdised külmast ja hambad plagisevad, et siis on tegelikult hea, et midagi sellist on olemas. Ja mis ma oskan öelda? Aitäh sulle selle vaatamise eest, aitäh selle kaasa elamise eest ja eks siis jooksvalt videoreportaažides vaatab, kuidas see asi minema hakkab. Tšau!